Võrrelda kaamerat, mille saab rentida 5 euro eest, komplektiga, mis maksab 1700 eurot, on rumal. Keegi aga peab seda tegema. Vaatasime otsa ja võtsime karbist välja mõistlikus koguses niinimetatud aktsioonikaameraid, mis ei karda vett ning teatud piirini kannatavad isegi kukkumist. Keset projekti aga avastasime, et turvalises keskkonnas rääkida seadmetest, mis disainitud ellu jääma rasketes oludes, on veidi pealiskaudne. Täpselt sel momendil meenus, et meie professionaalse kaubaruumi katsetaja kõrval nägi produtsent kunagi kahtlaseid balloone. Privaatsuse huvides ei hakanud ta olemuse kohta pärima, aga veidi guugeldades tuli välja, et tegemist on sukeldumisvarustuse ühe osaga. Gestapo võtteid kasutades tunnistas kaubaruumi katsetaja, et on mõelnud ametivahetuse peale ning salaja viinud end sukeldujate salaühingu tegevustega kurssi. Meie muidugi selgitasime, et tööjõupuudus on nii suur, et kahjuks teda minema ei ole plaanis lasta, aga tõstame ta kõrgemale ametipositsioonile. Alates tänasest on tegemist vanem kaubaruumi hindajaga, kelle tööülesanneteks on ka veealused missioonid. Toppisime sukeldujad autosse, viisime lombi äärde, andsime kaamerad näppu ja käskisime hea materjaliga tagasi tulla. Samal ajal arutlesime produtsendiga sõiduvahendi üle, mis meid siia tõi ning jõudsime järeldusele, et olenemata ilmast ja teekattest tagab nelikvedu autole parimal tasemel ohutuse, teel püsivuse ja sõidutunnetuse. Erinevalt teistest markidest on Subarutel nelikvedu põhivarustuses ning selle eest lisaks maksta ei tule. Näpp pinnal andis mõista, et vähemalt üks sukeldujate vennaskonna liige suutis missioonilt elusalt tagasi tulla. Muidugi hakkas peale kauplemine, et laseksime neil veidi veel märga ollust nautida ning kinnitati, et James Bondide veealused võtted kahvatuvad võrreldes nende pildistatu ja filmituga. Tänu meie suurele rõõmule lubasime salajase ühingu poistel veel veidi vees sulistada. Annad sõrme, võtavad tunde su elust ja teevad näo, et veest väljatulek on sama raske kui poliitikute jutust empaatia leidmine. Ärge muretsege, kaamerad jõudsid elusalt ja tervelt kaldale. Enne, kui jõudsime materjalini, oli vaja tunde vaadata Luige perekonda. Materjal, see on, siin. Pildile otsa vaadates on selge, et kaamera, mille päevarent on odavam kui vanalinnas 2 tassi kohvi, on mitte kõige parema värviedastuse ja dünaamikaga. Highlightid kipuvad kiiresti lõhki minema ning ega detailsuski suuri auhindu võida. Säästukaamera kaitseks võin öelda, et see on üks seade, mille pärast muretsema ei pea. Veidi aktiivsem olemusega puhkusreisi nii ekstreemsemad kui rahulikumad keskkonnad ja tegevused saavad ilusti jäädvustatud ning perele ja sõpradele jagades on kogemuse talletamine ju olulisem kui meeletult perfektsete tehniliste piltide saavutamine. Pisikene Canon, aga suudab vee all talletada detailse, dünaamilise pildi ning seda on lihtne kasutada. Lombikindel korpus toob kõik nupud suurelt ja uhkelt välja. Mõistlik ka. Vedeliku sees on päris raske puutetundlikku ekraani kasutada. Komplekti kahjuks räägib muidugi hind. 1300 kaamera ja 420 eurot veekindla korpuse ees. Päris pühapäeva sukelduja mänguasi pole. Inimesed, kelle jaoks aga sukeldumine on ametiga seotud, mis eeldab oma tööde ja tegemiste kajastust visuaalselt, on see päris mõistlik lahendus. Puhkusereisi jaoks on see komplekt veidi kohmakas ning kukkumist ei kannata. Aga kumb seade valida? Rico on sulle, kui soovid lihtsalt mõnd veidi ekstreemsemat tegevust jäädvustada. Canoni ja korpuse komplekt on sulle, kui vajad vee all head detaili. Olgu siis tegemist professionaalse või hobipõhise vajadusega. Viimase puhul aga saab määravaks kire ja rahakoti omavaheline läbisaamine.
Kompaktse ekstreemkaamera põhiliseks sihtgrupiks võibki pidada inimest, kes läheb puhkama teise riiki eesmärgiga kultuuri nautida ning maailma kogeda. Keegi, kelle jaoks puhkus on võõrriigis süüa, magada ja peesitada, võib Instagrami jaoks need hotellis asuva restorani pildid ka telefoniga teha. Vajuta subscribe nuppu. Lisainformatsioon on all kirjelduses. Asjade ostmisel tee tarku otsuseid ehk siis tarbi targalt. Aitäh!